armas kogudus, head vaatajad, kuulajad, palju õnne sünnipäevaks. Õnnistatud kristliku kiriku sünnipäeva. Täna me oleme oma mõtetega ajas, kui sai tõeks see, mida prohvet Joel kirjutas oma raamatus, et kõige liha peale valatakse välja Jumala vaim. Ja kui Jeesus oli ütelnud, et oma jüngritele, et minge Jeruusalemma ja oodake, siis oli neid, kes seda kuulsid ja tegid nii ja tõesti ootasid ülemises toas. Ja siis hakkas juhtuma midagi, mida tõenäoliselt keegi ei olnud osanud mõtelda või ette kujutada, et mida see tähendab, mida Jeesus ütles, et teid rüütatakse väega ülevalt. Aga see oli päev, kui siis püha vaim langes, püha vaim välja valati kõige liha peale. Ja seda peetakse siis kristliku koguduse sünnipäevaks ja ei oleks TBK-d, kui ei oleks püha vaimu välja valatud. Ei oleks sind ja mind ega ühtegi teist inimest, kes võiks ennast nimetada kristlaseks. Sellepärast, et püha vaim on see, kes on kutsunud meid, kes on muutnud meie südameid ja kes täna on elamas Jumala laste südametes, nii nagu Paulus kirjutab korintlastele, et eks te tea, et te olete Jumala vaimu tempel. Tänasel teenistusel jagab algussõna Ed McLean, muusikaga teenib kaasa Aleksandra ja TBK ansambel. Ja mina jutlustan teile täna pühast vaimustusest. See on selline eestikeelne sõnade mäng, kus on sees nii püha vaim kui vaimustus. Millest täpsemalt räägin, sellest juba mõne aja pärast. Greetings to all of you who are able to join us for this service. So glad that you're able to join in, and it is a privilege to share with you again today. I love spring. And as I prepared this devotion, I've been looking out my study window at a flowering tree that has just come out in blossom. Of course, spring is always a busy time, and there is much to do in the transition from winter to spring with the anticipation of summer. We have some big trees around our property, and depending on the kind of winter we've had, there are always a number of sticks or branches to pick up. Fortunately, no trees have blown down this year. In Wasaga Beach, you can have an open fire in the late afternoon and evening, and we are able to burn up these dried, dead branches. I love a good bonfire, and I try to resist the temptation of making it bigger than I should in our location. I have wonderful memories of the huge bonfires at Estonian youth camp that I had the privilege of attending a few years, both before and after Linda and I were married. As the evenings got cooler, it was wonderful to draw warmth from the fire. A fire is beautiful, but also powerful. Fire has rich biblical symbolism and meaning. One of the most interesting and powerful occasions of fire is the calling of Moses as recorded in Exodus 3:2. The scriptures read, "There the angel of the Lord appeared to him, Moses, in flames of fire from within a bush. Moses saw that though the bush was on fire, it did not burn up." This was holy ground. From there, God spoke to Moses and called him into the mission of rescuing the Israelites from slavery in Egypt. A wonderful teacher I heard years ago suggested that Moses would become like this burning bush. The fire of God would burn within him, but would not consume him. Fire is a significant and recurring symbol of God's presence in the scriptures.
Later, as the Israelites are indeed delivered and are on their journey, the presence of God goes before them as a pillar of cloud by day and a pillar of fire at night, so they can travel by day or night. Again, the fire symbolized God's near but powerful presence. When they finally came to Mount Sinai, God again revealed himself on the mount with fire. It was a holy mountain, and from there God spoke the Ten Commandments. Another dramatic event was Elijah facing down the prophets of Baal, where he filled the altar with water over and over again, and then called on the true and living God who came with fire. The text reads, "Then the fire of the Lord fell and burned up the sacrifice, the wood, the stones, and the soil, and also licked up the water in the trench." 1 Kings 18:38. That was some fire. God revealed himself in the fire. It was the fire of the Lord. I think it is this wonderful Old Testament background that informs John the Baptist's words announcing the coming of the Messiah. Matthew 3:11 says, "I baptize you with water for repentance, but after me comes one who is more powerful than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire." And this is fulfilled on Pentecost Sunday, which we celebrate today. Acts 2:1-3 tells us, "When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them." The fire of the Holy Spirit was for all who believe in Jesus as the resurrected Savior and Lord. Like Moses of old, the fire is to be in us, but not consume us. It is to change us and empower us to go and see others rescued from the power of sin and darkness. Fire is never to be taken lightly, and we should not take the work of God lightly. Later, the Apostle Paul would counsel to not put out or quench the Spirit's fire. 1 Thessalonians 5:19. I wonder if today we need some stoking of the fire. It is easy to become lukewarm about spiritual things and dampened by worldly concerns. Maybe we need God's fire to burn up the dead stuff that needs to be cleaned up in our lives and make us purified people for his service. Today, as we recall that first Pentecost, when the Spirit launched the church, it is a good time to invite the fire of God to cleanse us, empower us anew for whatever he still has for us. Spirit of the living God, fall fresh on me. Melt me, mold me, fill me, use me. Spirit of the living God, fall fresh on me. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this Pentecost Sunday, where we remember the outpouring of the Holy Spirit on all who believe in Jesus and his resurrection life. Spirit of God, we invite you to come again in our lives to fill us afresh with your fire, with your joy, with your presence, with your love. Father, bless this service today. Bless Pastor Timo as he speaks and the musicians. For each one who is watching, touch us today by your Holy Spirit.
remind us of your great power and love and presence. We pray this in the name of Jesus, your Son. Amen. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. 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 ma olen tänase jutluse pealkirjas kasutanud eestikeelset sõnade mängu, kus on sees nii püha vaim kui vaimustus. Ehk siis kokku panduna see on üks vaimustus, mida toob püha vaim, või see on vaimustus pühast vaimust. Loomulikult mitte kõik või mitte igasugune vaimustus ei ole pühast vaimust, isegi mitte koguduse kontekstis. Me võime ka koguduses vaimustuda, ma ei tea, oma kirikuhoonest, me võime vaimustuda suurepärasest liturgiast, me võime vaimustuda pastorist või me võime vaimustuda jutlusest või muusikast või üksteisega koos olemisest või sellest, kui vägevat tööd kogudus teeb. Ja see ei pruugi otseselt kuidagi seotud olla püha vaimuga. See ei pruugi olla püha vaimustus. Ehk me lihtsalt võimegi, me vaimustumegi elus väga erinevatest asjadest. Ja see kõik on väga tore. Need mainitud asjad ei ole ükski kuidagi negatiivne.
aga see ei pruugi olla seotud püha vaimuga. Alati ei ole väga kerge tõmmata kuidagi eraldusjood meie sellise hingelisuse ja emotsionaalsuse või emotsionaalse liigutuse ja püha vaimu puudutuse vahel. Ja võib-olla vahel see ei ole isegi väga oluline, aga võib-olla oluline on meeles pidada seda, et püha vaimu töö meie juures, meie läbi toob kaasa ühel või teisel moel vaimustuse või elustumise. Ja samas vaimustused ja elavnemised ei pruugi alati olla püha vaimu töö. Aga just sellest pühast vaimustusest ma tahan täna jagada. Ma annan aru ka sellest, et me oleme inimestena, inimtüüpidena hästi erinevad ja mõni vaimustub kergemini kui teine. Mõni paneb mingisugusest ideest või emotsioonist lendu nagu rakett ja teine on nagu mingi vana 20. sajandi alguse võib-olla lennumasin, mis vajab kõvasti hoogu ja pikka lennurada selleks, et üldse õhku tõusta. Me oleme inimestena erinevad. Meie vaimustuminegi väljendub väga erinevalt, ka koguduse kontekstis. Ja üsna sageli see, et me vaimustume erinevalt, see, et me väljendame oma ka emotsioone erinevalt, see võib isegi väga häiriv olla. Mõni, kes tahab kogu aeg käsi tõsta ja hüpata ja hõisata ja aamen ja halleluuja hüüda, seda muidugi baptisti koguduses ei juhtu, aga oletame, et nii on. Ta võib väga närvidele käia sellele, kes tahaks vaikselt enesesse keskeneda ja rahulikult mõtiskleda, aga samamoodi selle mõtisklemise käigus vaimustuda Jumala sõna ilust, vaimustuda püha vaimu ligiolust, aga seda hoopis teistsugusel moel kui mõni selline väga emotsionaalne tegelane. Ja tegelikult ei ole mitte kumbki vale, need on lihtsalt erinevad. Ja seda on samuti oluline meeles pidada, et meile inimestena ongi loomulik erinevalt kuidagi asjadele reageerida ja ka erinevalt vaimustuda ja erinevalt ka püha vaimustuda. Ehk siis see, kui püha vaim teeb meie juures midagi, ühel ta paistab ühtemoodi välja ja teisel teistmoodi välja. Nii et ärme oleme kiired kuidagi väliste tunnuste järgi ütlema, et see on nüüd kindlasti püha vaimu töö ja see kindlasti ei ole. Või see inimene, tema on väga püha vaimuga täidetud ja tema kindlasti ei ole. Aga samas, arvestades kõiki neid erinevusi, kui me loeme Jumala sõnast, olgu ta siis Uuest Testamendist või Vanast Testamendist, apostlite tegudest või kirjadest või prohvetitest, siis me näeme, et seal, kus püha vaim töötab, seal sünnib üks elavnemine. Seal sünnib üks ärkamine. Seal sünnib üks vaimustus, püha vaimustus. Mulle tuleb silme ette pilt Bethesda tiigist, kus siis üks õnnetu mees, või seal oli palju neid, aga piibel räägib ühest mehest, kes seal jalutuna oli selle tiigi ääres ja ingel käis aeg-ajalt siis seda vett seal segamas. Ja mul sõna räägib sellest, et kui siis esimene, kes selle ingli vee segamise ajal sinna vette sai, mis iganes haigus tal oli, mis iganes probleem tal oli, ta sai terveks. Aga me võime ette kujutada vaid, et kui seal oli erinevate hädadega inimesi, aga kui sa oled jalutu või kui su jalad ei toimi, siis sa iial ei jõua esimesena vette. Niimoodi oli ta seal aastakümneid olnud. Aga ma kujutan ette seda vaimustust sel hetkel, seda kuidagi kõrgendatud meeleolu ja põnevust ja ootust, kui siis see ingel tuli seda vett segama. See oli, ma usun, mõneti püha vaimustus. Ja muidugi paljude jaoks oli ta üsna varsti suur pettumus, seepärast et oli ainult üks, kes terveks sai.
ma ei ütle, et püha vaimu ainuke või isegi ma ei ütle, et püha vaimu peamine mõju oleks see, et ta toob vaimustust. Kaugel sellest, kui Jeesus räägib pühast vaimust, siis ta räägib parakleetosest. Parakleetos kreeka keeles. Ja kui see tõlkida võtta nagu see sõna kaheks, para, ja siis teine pool sellest sõnast on kaleo, siis millest tuleb siis see kleetos, siis see para on lähedale või juurde ja see kaleo on saatma või läkitama, ehk siis püha vaim on keegi, kes on meie juurde, meie lähedale saadetud. Ta on meie juures, ta on meie lähedal, ta on meie pärast. Ja seda ilmselgelt mitte niisama, vaid eesmärgiga, ta on meie kõrvale kutsutud. Mõni tõlgib trööstijaks selle parakleetose, teine advokaadiks, kolmas aitajaks, abistajaks. Ja me loeme, kuidas püha vaim on saadetud, et meid õpetada, et meid juhatada, et anda meile rahu ja rõõmu, et meid lohutada, et aidata meid meie palveelus, et juhatada meid patu tundmisele, see mõnes mõttes enese tundmisele, et juhatada meid Jumala tundmisele. Püha vaim on saadetud selleks, et anda ande ja nii edasi ja nii edasi. See, mida püha vaim meie elus esile toob, ei ole alati üldsegi mugav. Et kui me räägime sellest, et püha vaim toob vaimustuse, ja ta toob seda, aga püha vaim teeb meie elus ka asju, mis ei ole üldse mugav, sest kui ma mainisin ka patu tundmist, kui püha vaim juhatab meie elus nägema meid seda määrdumust ja mustust Jumala pühaduse valguses, siis see ei ole sugugi mugav. Keegi ei ole hirmus õnnelik selle üle, kui ta näeb, kui patune ta on. Ja eks ka selline meeleparanduse ja pöördumiste protsessid ei ole sugugi mugavad, vaid sageli väga ebamugavad ja ebameeldivad. Kui püha vaim sind puudutab ja annab märku, et sa läheksid ja räägiksid Jeesusest näiteks inimesele, kellega sul oli eelmisel päeval tüli ja sa pead mingisugust väikest vimma tema vastu, see ei ole väga mugav. Vastupidi, see on isegi häiriv. Ja need on need olukorrad, kus me tahaks, et püha vaim vaikiks. Ja võib-olla püha vaim oleks lausa natukene eemal. Nii et püha vaim juhib tähelepanu ka asjadele ja teeb tööd meie elus, mis on vahel teevad haiget, nii nagu kirurg võib teha haiget selleks, et tervendada. Ma loen tänase päeva teksti, selle nelipühi sündmuse loo ja ma pööran just tähelepanu ja peatun nende kohtade peal, kus on väljendatud seda, kuidas inimesed tundsid või mida nad kogesid, kui püha vaim välja valati esimesel nelipühal. Ja loen Apostlite tegude raamatust 2. peatükist. Kui nelipüha päev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas ja äkitselt tuli taevast kohin. Otse kui tugev tuul oleks puhunud ja täitis kogu koja, kus nad istusid ja nad nägid otse kui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti püha vaimuga. Ja nad hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Jeruusalemmas oli aga elamas juute, vagasid mehi kõigi rahvaste keskelt, kes on taeva all. Kui nüüd see hääl kostis, tuli kokku nende kogukond ja kõiki valdas hämmastus, sest igaüks kuulis räägitavat oma murret. Ehk siis esimene emotsioon, mida me loeme siit sellest loost, on rahvas hämmastus. Me ei saa öelda, et nad vaimustusid, seepärast, et see oli pigem see, et see tekitas segadust, et kuidas see on võimalik. Et mina räägin seda keelt ja ma räägin seda keelt ja tema räägib seda keelt, aga kuidas me kõik nüüd mõistame, mida nad seal räägivad. Ja nad jahmusid ja panid imeks öeldes, ennäe, eks need kõik, kes räägivad, ole galilealased. Et sisuliselt sama öeldud teise sõnaga, et kui enne olid nad hämmastusid ja siin on öeldud nad jahmusid. Midagi, millest nad aru ei saanud. Nad kõik olid jahmunud, jätkub Jumala sõna, ja kahe vahel ning ütlesid üksteisele, mis see küll peab olema.
Et see on see esmane reaktsioon, nad jahmusid, nad olid hämmastunud, neil olid küsimused ja nad püüdsid siis oma väikeste ajudega välja mõtelda või kuidagi anda ratsionaalse seletuse sellele, mis toimus. Ja see on see, mida inimesed teevad, nad näevad Jumala tööd ja seda, kui sa ei ole sellega kokku puutunud või see on kuidagi mida kauget sinu jaoks ja su mõtteviis ei mahu see, võib-olla Jumal üldse ei mahu, siis loomulikult sa hakkad genereerima mingisuguseid lahendusi või selgitusi, et mis see siis on. Ja nende selgitus oli väga tore. Mõned ütlesid pilgates, nad on täis magusat veini. Ehk siis, nad on lihtsalt purjus. Kuigi see väga ratsionaalne vist ei ole, et kui oli kuulda erinevaid keeli, mida need galilealased ei oleks tohtinud osata, ja siis selgitus, mis siis välja suudeti mõtelda, oli see, et nad on purjus. Sellepärast nad räägivad erinevaid keeli. Ja siis Peetrus tõuseb üles. Kas pole imeline? See sama Peetrus, kes mõnda aega tagasi, sisuliselt 6 aega tagasi, oli kartnud mingisugustele võõrastele tütarlastele isegi tunnistada seda, et Jeesusega on koos. Ja nüüd ta on selle rahvamassi ees, kuna hiljem on öeldud, et 1000 said päästetud, siis tõenäoliselt seal oli 1000 inimesi, kes seda kõike jälgisid ja vaatasid. Ja nüüd Peetrus tõuseb, see on öeldud koos teistega, aga tema hakkab siis rääkima nendega. Midagi oli juhtunud ka Peetrusega. Ja sellises kontekstis ei oleks keeruline rääkida, et armsad, Jumal armastab teid. Jumalal on plaan teie jaoks. Näe seda enda tugevusi, näe enda väärtust, sellist julgustavat, ülesehitavat kõnet. See ei oleks väga keeruline. Aga tema kõne on veidi teistsugune. Ta ütleb, et armsad sõbrad, te siin imestate, aga meie kuulutame Jeesust, kes on Messias ja kelle teie risti lõite. Ma loen 14. salm, siis tõusis Peetrus koos nende 11 püsti ja tõstis häält ja kõneles neile: Juuda mehed ja kõik Jeruusalemma elanikud, olgu see teile teada, pange tähele mu sõnu, nad ei ole sugugi joobnud, nagu te arvate, on ju alles kell 9 hommikul. Vaid see on, mida prohvet Joel on öelnud ja viimsel päevil sünnib, ütleb Jumal, et ma valan oma vaimust välja kõigi inimeste peale. Ja seda kirja kohta teadsid kõik juudid. Ja nüüd Peetrus ütleb, et see ongi nüüd tõeks saanud. Ma jätan veidi vahele, 22. salm. Iisraeli mehed, kuulge neid sõnu, Jeesuse naatsaretlase mehe, kellele Jumal on tunnistuse andnud vägevate tegude ja märkide ja tunnustähtedega, mis Jumal tema läbi teie keskel tegi, nõnda kui te isegi teate, tema enda, kui ta oli Jumala määratud nõu ja etteteadmise järgi loovutatud, olete teie ülekohtuste inimeste kätega risti naelutades hukanud. Aga Jumal on tema üles äratanud, päästes ta surmavaludest, seepärast, et surmal ei olnud väge teda pidada oma võimuses. Ja 36. salm. Kogu Iisraeli sugu teadku nüüd kindlasti, et Jumal on tema teinud issandaks ja messiaks, sellesama Jeesuse, kelle teie risti lõite. Ja seda kuuldes lõikas see neile südamesse. Armsad, kui püha vaim kõnetab, siis see ei pea alati pai olema. See ei pea alati selline julgustav käesurumine olema või käe õlale panemine, vaid see võib lõigata südamesse. See ei pruugi meeldiv olla. See on kahetsus ja vastupandamatu vajadus muutumise järele. Ma loen edasi ja nad ütlesid Peetrusele ja teistele apostlitele, mida me peame tegema, mehed, vennad. Aga Peetrus ütles neile, parandage meelt. Ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andeks saamiseks ning siis te saate püha vaimu õnni. Sest see tõotus on antud teile ja teie lastele ning kõikidele, kes on eemal, keda iganes Jumal meie issand enese juurde kutsub. Veel paljude muudegi sõnadega veenis Peetrus neid ja manitses, laske end päästa sellest sõgedast sugupõlvest, kes nüüd tema sõna vastu võtsid, need ristiti ning sel päeval lisati nende hulka umbes 3000 inimest.
päris võimas algus kogudusele. Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leiva murdmises ja palvetas, ent igale inimesele tuli kartus, sest palju imetegusid ja tunnustähti sündis apostlite läbi. Kui püha vaim teeb tööd, siis see toob esile Jumala kartuse. Ja see on üks huvitav paradoks, et kui me mõtleme maiselt, siis kui on hirm, kui on kartus, siis see, kes meile seda tekitab, me põgeneme tema juurest, sest see on ebameeldiv, see on ohtlik meile. Aga kui me räägime Jumala kartusest, siis see näitabki, et see ei ole hirm selle tavalises mõttes, seepärast, et Jumala kartus tõmbab meid Jumalale lähemale. Ma ei tea, kas sa oled seda kogenud. Et sul tekib Jumala kartus, siis sa mitte ei jookse Jumala juurest ära, vaid tõeline Jumala kartus tõmbab meid Jumalale lähedale. Me tahame osa saada. Me tuleme meeleparanduses, aga me tahame osa saada tema ligiolust. Me tuleme pöördumises ja muutumises ja vahel pisaratega, aga me tahame olla tema lähedal. Jumala kartus on midagi teistsugust kui lihtsalt hirm. See Jumala kartus asetab Jumala õigesse positsiooni meie suhtes ja meid Jumala suhtes. Jeruusalemma elanikud nägid Jumala püha vaimu kristlaste sees ja kristlaste läbi tegutsemas ja see pani neid Jumalat kartma ja samas jooksma Jumala suunas, sellepärast et me näeme, kui 3000 meest või 3000 inimest liitusid kogudusega sel päeval. See, milles aga jüngrid ja algkristlased elasid, oli püha vaimustus. Ma usun, et me ei vaja palju fantaasiat selleks, et mõista, et seal oli vaimustus, seal oli elevus, seal oli põnevus. See ongi see. Kas see ongi see? See, mida Jeesus rääkis, on tõeks läinud. See, mida prohvet Joel on rääkinud, see on tõeks läinud. See oli elu koos püha vaimuga ja see ei olnud loomulikult selline lõputu happy-clappy elu, kus mitte mingisuguseid probleeme ei ole, kõik on ainult rõõm ja kordaminek ja edu, seepärast nad kohtusid üsna pea vastupanu, nad kohtusid tagakiusu, nad kohtusid väga keerulisi väljakutseid, aga see, et nende elus oli püha vaim, see andiski neile võimaluse kõiges selles ellu jääda, kõigis selles usku säilitada, kõiges selles rahu ja rõõmu säilitada. Nii et ükskõik millised olid olukorrad, kristlased elasid püha vaimu vaimustavas ja elustavas väes. Nad olid väestatud, võimestatud ja elustatud püha vaimu poolt ja seda elu elada ilma püha vaimuta oleks olnud lihtsalt võimatu. Aga samamoodi on ilma püha vaimuta võimatu mõista vaimselt. Ilma püha vaimuta ei mõista me piiblit. Kogudus sirutub kogu aeg mõnes mõttes nagu kahes suunas. Üks koguduse töö loomulik osa on vaimulikult harida, õpetada, kasvatada kristlasi. Ja olgu need siis olnud 2 kuud kristlased või 20 või 50 aastat kristlased. Koguduse osa on toita karja, et me kasvaksime kõik vaimulikult. Ja teine pool on kogudusel see, et me sirutame inimesteni, kellel pole võib-olla aimugi üldse midagi kristlusest, mingisugustest põhitõdedestki isegi mitte. Eesti kontekstis ja ma usun, et tänapäeva Kanada kontekstis on samamoodi, et neid inimesi, kellel pole lähikonnaski kristlust olnud ja kogu pilt kristlusest on võib-olla mingisugune veidrik kuvand, mida meedia on edastanud, kus on võib-olla mõned skandaalid ja nii edasi. Aga nendele on vaja viia sõnume. Ilmselgelt sa ei saa nagu sama mõõduga seda teha. Ja küsimus on see, et kas siis teha see toit, mida kogudus pakub, nii beebipudruks, et kõige jumala kaugem inimenegi kuidagi mõistab seda ja on võimeline seda vastu võtma ja seedima või hoida siis väga kõrget teoloogilist, spirituaalset taset, vaimulikku teoloogilist taset, mis toidaks piisavalt siis vilunud kristlasi.
ma olen mõtelnud kuidagi vabakogudusliku ja näiteks ortodoksi kiriku jumalateenistustele ja teatud mõttes natuke on läinud kogudused, konfessioonid eri teed. Kui sa lähed õigeusu teenistusele, siis sealt väga palju sa midagi aru ei saa. Ja mul on tunne, et nad väga palju ei näe isegi vaeva selleks, et sa aru saaksid vähemalt esimesel korral ja natukene ma ei pruugi lõpuni neid asju mõista, aga ma olen aru saanud, et natukene see hoiak ongi see, et selleks, et osa saada Jumala teenistuses, selleks, et mõista kõike seda sümbolismi ja kuidagi sügavuti minna, selleks sa peadki pühenduma. Selleks sa ei saagi olla selline seikleja, vaid sa võtadki ja sa hakkad sinna sisse minema ja sa süvened ja õpid samm-sammult ja saad osa aina rohkem sellest salasusest või müsteeriumist, kuni lõpuks sa mõistad seda kõike ja oskad seda ka vastu võtta. Võib-olla vabakogudusi on küll erinevaid, aga natuke see tee on see, et teeme maailma jaoks võimalikult arusaadavaks selle, et kõik mõistaksid, et inimene, kes tuleb, see lävepakk ei oleks väga kõrge, me räägime nende keeles, me laulame nendele mõistetavas stiilis ja nii edasi. Jeesuse teenistuses oli üks koht, mis ilmutas päris palju tõde Jeesuse järgijate kohta ja ka selle kohta, mis alusel toimub kristlik kuulutus ja Jumala sõna jagamine. Ma olen aru saanud, et Jeesus rääkis ju tavainimestele või inimestele nende tavalises keeles, nii et nad mõistid, et see oli arusaadav. Me oleme alati mõtelnud tähendamissõnade peale, et ta rääkis sügavaid vaimulikke tõdesid, keeles, mida mõistsid kalamehed, mida mõistsid põlluharijad, sest ta kasutas sellised põllumajanduslikke võrdpilte. Ja päris hämmastav on kirjakoht Markuse evangeeliumis, kui Jeesuse käest küsitakse, et miks sa räägid tähendamissõnades, ja siis ta ütleb, et teie jüngritele, teie kätte on antud Jumala riigi saladus, aga neile väljas olijatele ilmneb kõik tähendamissõnades, et nad vaadates vaataksid ega näeks ja kuuldes kuuleksid ega mõistaks, et nad ei pöörduks ega antaks neile andeks. Ehk siis ma räägin tähendamissõnadega selleks, et nad aru ei saaks. Ja ma pean tõdema, et ma ei oska lõpuni seda selitada, sest minu meelest see läheb veidikene vastuollu sellise Jeesuse käitumise ja toimimisega. Ilmselgelt ei saanud Jeesuse eesmärgiks olla see, et ma räägin tähendamissõnadega selleks, et nad ei saaks aru, selleks, et nad ei saaks päästetud, seepärast, et Jumala sõnas on öeldud, et Jeesus tahab, et kõik saaksid päästetud. Küll aga mõistis Jeesus ilmselgelt kõikide inimeste motiive ja soove ning neid teades võis ta rääkida nii, et seda võis mõista nii ja ka teisiti, sest tähendamissõna, sellele saab anda erinevaid tähendusi. Et need, kes igatsevad tõde, need saavad selle kätte ja need, kes igatsevad midagi muud ja pole üldse tõest huvitatud, need seda ka saavad. Oli ju mitmeid kohti, kus Jeesus püüdis vältida, et inimesed mõistaks või siis räägiks edasi seda, et tema on Messias. Sellepärast, et selle teada saamisel või avalikuks tulemisel oli oma aeg ja oma koht. Ja on võimalik ka see, et selline mõistukõnes rääkimise eesmärk oli juhatada inimesi oma mõttekäikudes teatud mõttes pankrotti. Et nad mõistaks, et nad ei mõista mitte midagi. Ja sellele järeldusele jõudes hakkaksid mõtlema selle peale veel ja otsiks vastuseid. Niisiis Jeesuse mõte ei ole, et tähendamissõnad on selleks, et tõde varjata ja pöörduda või takistada pöördumist, vaid pigem, et tähendamissõnad on kui mõistatused või vaimsed komistuskivid, mis panevad inimesi uuesti ja uuesti sellele teemale mõtlema. Miks ma seda kõike räägin? On see, et kuidas Jeesus näeb, kuidas püha vaim oma tööd teeb ja milline on püha vaimu roll ka jutluste mõistmisel, Jumala sõna mõistmisel. Sest ühel hetkel tuleb koht, kus väga paljud pahanduvad Jeesuse kõnest. Ja seda võib juba öelda ette, et igal juhul ühel hetkel meie elus on
tuleb Jumala sõnast või kuulete kogudusest midagi, mis häirib teid. Midagi, millest te aru ei saa ja mida on võimalik vaid mõista ja mida on võimalik vaid vastu võtta. Mitte intellektuaalselt, mitte emotsionaalselt, vaid ainult vaimulikult, püha vaimu kaudu. Johannese evangeeliumi 6. peatükis Jeesus ütles neile, tõesti, ma ütlen teile, kui te ei söö inimese poja liha ega joo tema verd, ei ole teie sees elu. Kes minu liha sööb ning minu verd joob, sellel on igavene elu ja mina äratan ta üles viimsel päeval. Kui ei oleks midagi sellist kirjas ja kui me kuuleksime kuskil midagi sellist ütlemas, kus keegi kõneleja ütleb, kui te ei joo minu verd ja söö minu liha, see tekitab igas inimeses vastikustunnet ja sellise vastureaktsiooni. See ei saa olla tõsi. See ei saa olla tõsi. Ja see on arusaadav, et enamus inimesi Jeesuse ümber lahkus, ütles, et see ei ole mõistlik. Ja jüngrid ka ütles, et see on vähe kõva kõne. Paljud tema jüngrid ütlesid seda kuuldes, see sõna on ränk. Kes suudab seda kuulda? Aga Jeesus, kes sisimas teadis, et jüngrid sellepärast nurisevad, ütles neile. Nad isegi ütlevad Jeesuse välja, vaid ta on öeldud, ta tundis oma sees, et nad mõtlevad nii. Kas ärritab teid? Aga mis on veel siis, kui te näete inimese poega üles minevat sinna, kus ta oli enne? Kui see teid ärritab. Ja kuule nüüd, vaim on see, kes elustab. Lihast ei ole mingisugust kasu. Sõnad, mis ma teile olen rääkinud, on vaim ja elu. See, miks inimesed nii palju pahanduvad Jumala sõnaga, ka kristlased, on see, kui me püüame sellest osa saada ilma vaimuta. Vaim on elu. Vaim on see, kes teeb elavaks. Kui me üritame elada lihtsalt moraalset intellektuaalset kristlikku elu, siis varem või hiljem komistame me piiblis või jutlustes või koguduse õpetuses millegi otsa, mis meie intellekti ja meie moraali segab ja häirib ja ei harmoniseeru sellega. Asjad, millest meil peab olema ilmutus. Ja ilmutus on alati üle intellekti või inimliku teadmise. Jeesuse räägitud sõnad ei olnud kirjatäht, mis suretab, surnud seadus, inimtarkus, vaid see oli vaim ja elu. Ja kui me räägime pühast vaimust, siis kristlase elu ja koguduse elu ei ole midagi muud kui püha vaimu kohalolu, tema olemuse, püha vaimu vili ja annid meie elus. Ja selle väljaelamine koguduses ja oma igapäevases elus. Kui ei ole püha vaimu, siis ei saa me rääkida Kristusest. Need, keda püha vaim juhib, need on Jumala lapsed. Enne nelipühi me ei saa rääkida kristlikust kogudusest. Püha vaim teeb kogudusest koguduse ja kristlasest Jeesuse järgi. Ma olen ehk liiga palju rääkinud kõigest muust, aga mitte vaimustusest. Aga ma tulen lõpus selle juurde tagasi. Millest või kellest paneb siis püha vaim meid vaimustuma? Ma loen 16. peatükist Johannese evangeeliumist. Need on Jeesuse sõnad jüngritele püha vaimu tulemisest. Aga kui tema, tõe vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tõesse. Sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb ja ta kuulutab teile tulevasi asju. Tema kirgastab mind, sest ta võtab minu omast ja kuulutab teile. Kõik, mis on isal, on minu päralt. Seepärast ma ütlesin, et ta võtab minu omast ja kuulutab teile. Armsad, püha vaim paneb meid vaimustuma Jeesusest. Püha vaim kirgastab Jeesust, ta tõstab üles Jeesust. Jeesust, kes on meie päästja, kes on meie lunastaja. Püha vaim ei ole meelelahutaja. Püha vaim on meie abimees, et me elaksime elu, kus Jeesus on meie silme ees kõrgele tõstetud kõigest kõrgemale ja kus meie igapäevane elu on väestatud ja juhitud püha vaimu poolt. Meie isa, kes sa oled taevas, ma tänan, et ma võin olla sündinud vaimust.
ma võin olla pitseeritud vaimuga ja et püha vaim elab minu sees. Ma palun ühte värsket vaimutööd minu elus. Too elu sinna, kus on surm, too kasv sinna, kus on hääbumine, too rõõm sinna, kus on tüdimus, too tugevus sinna, kus on allaandmine, too viljakus sinna, kus on põud ja ikaldus. Issand, me võtame vastu sinu armu peale Jeesuse Kristuse nimel. Sinu vaimuta ei suuda me uskuda evangeeliumi ega armastada Jeesust, nii nagu me soovime ja nii nagu sina soovid. Sellepärast, Isa, selle väe läbi, mis äratab Jeesuse surnuist üles, vabasta mind minu nõrgast usust ja kahtlusest. Ava mu südame silmad nägema rohkem Jeesust. Anna mulle koos kõigi oma lastega vägi mõista Jeesuse armastuse kõrgust, sügavust, laiust ja pikkust. Armastust, mis ületab teadmise. Ainukest armastust, mis on parem kui elu. Ainukest armastust, millest piisab. Püha vaim, aita mul nurinal muutuda ülistuseks. Aita argusel saada kartmatuks usuks ja minu väikestel unistustel kuningriigi nägemusteks. Püha vaim, anna mulle tagasi rõõm sinu võrratust päästest, uuenda minu armastust pühaduse, ilu ja vabaduse vastu ning süvenda minu teadlikkust ja vaimustust sellest, et ma olen Jumala poolt armastatud, hoitud ja miski ei saa lahutada mind Isa armastusest. Jeesuse nimel. Amen. Selline oli Toronto Eesti Baptisti koguduse 4 püha virtuaalteenistuses. Need kaset siin taustal ei ole ka mitte kuidagi niisama või juhuslikult, sellepärast et eestlaste jaoks, eesti kristlaste jaoks ikkagi seostub 4 püha just nimelt kaskede ja kase lõhnaga. Nii ka minul.
aga meid ootab ees tore nädal, väljakutsete rohke nädal ja selleks me vajame Jumala ligiolu, selleks me vajame püha vaimu ja tänu Jumalale, et on saatnud oma püha vaimu. Võtame vastu õnnistussõnad ka. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale üle sinu ja andku sulle rahu Isa, Poja ja püha vaimu nimel. Amen.